Unejutt, kassi kodune päev. Hommikul, kui tuba oli veel natuke hämar ja akna taga laulis juba esimene linnuke, tegi kass Miisu ühe silma lahti ja seejärel teise ka. Miisu magas mõnusal padjal, mis asetses voodil. Padi oli soe, padi oli pehme, padi oli just paras ühe väikese kassi jaoks. Miisu sirutas ühte käppa ja siis teist käppa ning siis selja pikaks. Kassid armastavad sirutada, nii ärkab nende keha tasakesi üles. Miisu haigutas. Miau, ütles ta vaikselt. Siis oli aeg voodist alla hüpata. Pehme hopp, vaikne hopp, kassilik hopp. Kõigepealt tuli teha hommikune tiir toas. Miisu kõndis kööki, kõndis tagasi, piilus aknast välja, nõusutas tooli jalga, vaatas, kas kõik on ikka omal kohal. Kassidele meeldib, kui kodu on tuttav. Neile meeldib teada, kus on kauss, kus on pesa ja kus on nende lemmikkoht. Miisu lemmikkoht oli aknalaual. Aga enne aknalauda ootas köögis hommikusöök. Kauss oli juba valmis. Miisu sõi rahulikult. Krõmps, krõmps, limps ja limps. Kassid söövad krõbinaid, aga õues, kui kohtavad hiiri, võivad ka hiiri süüa. Ja pärast söömist joovad nad vett. Miisu limpsis veel veidi vett. Limps, limps, limps. Siis hüppas ta aknalauale. Aknast paistis õu. Seal liikusid puulehed, seal hüppasid varblased. Seal kõndis üks väga tähtsa näoga vares. Miisu sabaots tegi väikse nõksu. Kassid armastavad vaadata. Nad märkavad hästi liikumist. Vahel võivad nad kaua lihtsalt jälgida. Miisu jälgis varblast. Varblane hüppas siia, siis sinna, siis natuke edasi. Miisu ei teinud midagi. Ta ainult vaatas. See oli tema hommikune töö. Vaikne vaatamine, tasane piilumine, kodune kassitöö. Mõne aja pärast hakkas tuppa paistma päikeselaik. See roomas vaikselt üle põranda, läbi toa, vaiba peale. Miisu märkas seda kohe. Ohoo, mõtles ta. Ta hüppas aknalaualt alla. Tipp üle toa. Ja oligi ta päikeselaigus. Kassidele meeldib soe koht. Nad otsivad tihti koha, kus on mõnus pikutada. Miisu keeras ennast mõnusalt kerra. Nüüd oli hea. Ta pani silmad peaaegu kinni. Ainult peaaegu. Sest kodus võib alati midagi huvitavat juhtuda. Ja juhtuski. Kuskil sahises paber. Miisu tegi silmad lahti. See oli põrandale jäänud paberkott, mis tuule käes natuke liikus ja sahinat tekitas. Miisu hiilis sellele lähemale. Tasakesi. Algul üks käpp, siis teine käpp. Ta puudutas kotti. Krõps. Miisu hüppas pool sammu tagasi. Siis tuli kohe jälle lähemale, sest kassid on uudishimulikud. Väga uudishimulikud. Ta puudutas kotti uuesti. Nüüd polnud üldse vaja tagasi hüpata. Nüüd oli see hoopis mäng. Miisu mükses kotti ninaga, lükkas käpaga, piilus selle sisse. Seal ei olnud kedagi, aga see oli ikkagi põnev. Kui paberikoti saladus oli uuritud, tuli pesta kasukat. Kassid on väga puhtad loomad. Nad pesevad ennast keelega. Nende keel aitab karvu siluda. Miisu istus vaibale, tõstis käpa üles, limpsas käppa, pesi kõrva. Limpsas teist käppa, pesi teist kõrva.
kõik käis rahulikult, kõik käis tasakesi, nagu kassidel ikka. Siis tuli sabakord ja kõhukord ja küljekord. Miisu oli oma tööga väga rahul. Lõuna ajal muutus tuba eriti vaikseks. Väljas liikusid pilved aeglaselt. Kell tiksus tasa. Tikk, tikk. Köögist tuli mõnus söögilõhn. Miisu leidis diivani kõrvalt pehme teki. Ta puges sinna kõrvale, mitte päris teki alla, vaid natuke vastu tekki. Seal oli hea olla. Kassid magavad päeval päris palju. Vahel teevad ka mitu väikest uinakut. Miisu tegi ühe väikese uinaku. Kui ta ärkas, oli juba pärast lõuna. Päike ei olnud enam nii ere. Tuba oli kuldsetes toonides ja vaikne. Nüüd oli aeg mänguks. Põrandal lebas lõngakera. Miisu vaatas lõngakera. Lõngakera vaatas Miisut. Vähemalt Miisu meelest küll. Siis puudutas Miisu lõngakera käpaga. Toks. Lõngakera veeres eemale. Miisu tõttas järele. Toks siia, toks sinna, vorr, vorr, vorr. Kassid armastavad mängida. Mängides saavad nad joosta, hüpata ja harjutada kiireid liigutusi. Miisu hüppas vaibale, siis tooli juurde, siis jälle lõngakera juurde. Aga kuna see oli kodune päev, ei olnud vaja kiirustada liiga palju. Natuke mängu, natuke pause ja natuke veel mängu. Pärast mängu tuli taas aknalauale minna. Õues oli nüüd õhtu tulemas. Varblased sagisid viimasid tiire. Tuul liigutas puuoksi. Naabriaias kõndis üks triibuline kass. Miisu istus sirgelt ja vaatas välja. Kodu oli soe, aken oli turvaline, õu oli huvitav, kõik oli hästi. Varsti sai Miisu õhtusööki. Ta sõi rahulikult, krõmps ja siis jõi natuke vett. Pärast sööki kõndis ta veel kord läbi kõik toad. Elutuba oli alles, köök oli alles, esik oli alles, pehme padi oli ka alles. Väga hea. Kassidele meeldivad väikesed ringkäigud. Miisu hüppas tagasi oma lemmikpadjale. Ta tallus seda käppadega. Mõni kass teeb nii enne magama minekut. Nii seab ta oma pesa mõnusaks. Miisu keeras end ringi. Üks ring, veel üks ring. Siis leidis ta täpselt õige koha. Ta pani nina käppade ligi, kõrvad jäid pehmelt vastu pead ja silmad läksid aina rohkem kinni. Toas oli vaikne, akna taga oli õhtu, kodu ümber oli rahu. Miisu norrus tasakesi. Nurr, nurr, nurr. See oli tema unelaul. Täna oli olnud hea päev. Kodune päev, soe päev, rahulik päev. Päev täis aknast vaatamist, päikeselaike, paberikoti sahinat, pehmeid uinakuid ja mõnusat kodu. Miisu hingas sisse ja välja, sisse ja välja ning varsti magas väike kass juba sügavalt. Head ööd, Miisu, head ööd.